Sain täna jälle mahti garaaži alla tulla. Et mul on siin hunnik pudinaid varutud. Täna on plaanis kõigepealt siis teha need otsad ära. Vineerid vaibatada ja paigaldada. Siia ja siia. Siis ostsin ka põrandale. Otsustasin ikkagi, et panen sellise kummimati. Seda ostsin tööriista marketist 3 mm paks. Aga muidugi, kui ma olin selle ära ostnud, siis avastasin, et Tartus on selline äge vaibapood nagu Alfalend. Ja seal oli veel õhemat ja veel kergemat kummimatti, et oleks pidanud selle ostma. Et jah, täna siis plaanis otsad paigaldada, viimistleda, põrand maha panna, iste kinnitada ja võib-olla jõuan tegeleda ka selle kaabelduse viimistlusega siin. Selle jaoks ongi mul siin terve hunnik pudinaid ühendamiseks. See on siuke originaal, see kaitsmeplokk, mis oligi siin paadis. Ta on selline väsinud väljanägemisega, aga sisu on korralik, et läheb käiku. Siis on nipukaid, kuna ma vedasin paati ka luukidesse valgustid või igasse nendesse kastidesse, et kui nüüd sügisel ja kevadel on juba pime, siis on hea hommikul ja õhtul ära tulles järve pealt, kui on mingisugune valgus kuskil asju ära panna. Selleks ma ostsin Temust sellised plussi ja miinuse klemmid, et siia saab tood miinuse ja siis saad ühendada siia, ma ei teagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ühendust teha. Samamoodi siin. Kaitsmeplokist on läbi kaitsme siia toited peale ja saab igale valgustile viia siit mõnusasti toite peale. Ja muidugi trollingu mootori ja mootori, päramootori ja kaitsmelülitid kõik. Massilülitid ja värgid ja särgid. Ma olen planeerinud tuua siia kõik. Sellised UV-kindlad arukarbid ostetud, et panen siia selle vineeri ära vaibaga, siis need mahuvad täpselt siia konsooli alla mulle 2 karpi, et tunduvad küll suured, aga ma vaatasin, et lõppkokkuvõttes mahuvad kõik pudinad ja vidinad nibin-nabin ära siia. Aga siis nad on seal ilmastiku eest kaitstud ja on tipp-topp. Väike pisiasi veel, et konsool on vaja ka kleepida ja siis ma pean võtma oma kajaloodi mõõdud koos jalaga ja siia ka sellise pleksiklaasist kerge katte talle ette tegema, et juhul kui vett pritsib, et kohe loodi peale ei löö vesi, et tegemist on veel, tuleb pihta hakata. Nii, nüüd sai natuke luuke timmitud veel. Tagumised luugid olid nii pikad, ja need jäid kõnksuma, kui kinni asend olid. Ma võtsin siia vaibariba alla, aga see tõstis nii palju seda luuki nüüd ülespoole, et see luuk on nii pikk, et siis jäi keskelt läbi vajuma, näitan ka. Et muidu jäi see luuk kõnksuma kinni asendis, aga nüüd on ilusti midagi kõnksu ja loksu, et panin vaibariba siia alla
aga siis jäi see keskmine koht luugil õhku. Kuna nad on nii pikad luugid, siis hakkasid läbi vajuma, et seal ei oleks saanud istuda, et said sellised kummidistantsid vahele pandud siia. Ja nüüd on nagu tipp-topp, teeb väikse proovi nüüd. Väikse tantsuproovi. Vaip on juus, et ei tihka isegi tossudega peale astuda praegu. Ei tahaks oma kaalu avaldada, aga 100 kilo saab siin kõndida kenasti. Ei kurat. Ja ma pean ikka pingutama ja ära tegema selle proovi järve peale viimalt. Oi jah, esimesed on veel katsetamata. Siin ei ole ka mingisuguseid muresid tunda. Kuskilt midagi läbi ja vaju järgi ei anna. Tipp-topp. Nii, nüüd on plaan, et ma panen põranda maha ära. Nii, mul on siuke uhke stand, et ma panen põranda maha ära. Põrandale ostsin kummimati sellise juttidega nii-öelda. Jutid plaanin nii pidi panna. Siis miks nii pidi? Sest minu mõte on see, et kuna mul on tehtud need ääred siin lahtised, et kahelt poolt vesi pilssi jookseks siit ja siit ja siit. Et noh, siia ma isegi mõtlen, et ma tõmban vist väikse silikoni riba ette, et ta siit üldse ei surukski. Jäävad need laeka nagu põrandad jälle natukene kuivemaks. Aga miks nii pidi nende triipudega, et ma mõtlen, et siin sügisel ja vara kevadel on tihti hommikuti juba miinuskraadid ja noh, natuke niiskust ja märga ja ongi libe, et siis ma mõtlen, et kui nii pidi kõndida, et siis need nii-öelda lamellid jäävad risti jalaga ja äkki ei ole nii libe. Ja teine asi on see, et kuna mul ikkagi jookseb vesi pilssi siit äärtest, et siis mööda neid tsooni paat kõigub, loksub, et ühele poole, teisele poole, et vajub vesi ära, kui sajab näiteks vihma. Noh, see on minu teooria. Eks ma saan ka praktikas seda kogeda ja teile edasi anda, et vaatame. Kus mul selle... Ma mõtlesin, ma rääkisin jälle iseendaga siin jupp aega, aga näpud olid mustad ja kaamera pilt ei tulnud ette. Mis ma veel tahtsin näidata, et ma tellisin. Kus ma panen nüüd? Üks jalg on maas. Vaadake, uhke stand mul nüüd on, et saan siin kohe näidata. Ma tellisin Temust hunniku GoPro mingid tarvikuid. Ei maksnud nad suurt midagi, mõtlesin, et noh, mis seal ikka proovin ära. Siin on need alused, mida saab siis paadi külge panna. No siin on paremini näha. Et kaamera käib siia külge nendega. Noh, ilmselt teate ka, saab kaamera siia külge panna. Ja siin on terve hunnik neid aluseid, mida ma saan siis panna nüüd paadi erinevatesse kohtadesse. Need alused kinnitada. Ja siis on lihtsalt kaamerat tõsta naks ja naks ühest kohast teise. Et erinevate nurkade alt ja
ja võib-olla ka teine kaamera mingi hetk, et vaadata, aga täitsa julgeb osta neid. Need on üks ühele originaaliga, natukene läikivamast plastikust lihtsalt, aga ühilduvad originaaljuppidega ja kõik on väga tipp-topp, et siit ma mingisuguse uue settingu sätin siia uude paati ka. Ja siis keegi küsis eelmine kord, või ütles, et ma võiks öelda, et kus ma mida ostnud olen, siis mis mul siin näidata on, et need nupud praegu näiteks, need samamoodi temust, et roostevabad, täiesti okeid. Midagi siin nagu katki minna ei ole, kui siis kulub see klõpsu naga ära, aga mingit sellist kulumatut materjali ei ole, et meeles on siis võib-olla näpuotsaga mingit tavotikest panna siia aeg-ajalt, et kestab kauem, aga täitsa okei. Alumiiniummaterjalid on Pro-plastikust. Ega siin muud ei olegi. Juhtmed, vidinad, pudinad, neid saab igalt poolt, et aga proovime nüüd põrandaga tegelema hakata, ma vaatan siit mingisuguse liivnuga ja põrandakumm. Tegin põranda puhtaks juba, üritan mitte siia väga palju sadi tuua. Hopsti. Niimoodi. Kas ma pihta hakkan võtta? Nonii, ja mis tehtud sai täna? Luuke timmisin, sellest ma just rääkisin. Põrand sai maha pandud, kummimatt liimitud. Need otsad sai tehtud ära. Nii ette kui taha. Tooli panin kinni. Tool käib niiviisi üles nüüd. Et kui natukene veel läheks, siis oleks nagu ideaalne, et siia mul plaanis, kuna see tundide viisi istumine selle laivi taga hakkab minul küll seljale vähemalt, siis siia mul on plaanis midagi sellist, et kui ma siin istun, laivi jalg on siin, et ma ostan teise selle kinnitusaluse veel, et mida ma saan siia tõsta kuskile tahapoole. Ja siis ekraanile jätan ka nii palju juhtmeid, et kuidagi niiviisi, et
ma saan tooli üles tõsta. Siis ma saan siin seista, laivi jalg on siin. Saan keerata ja ekraani tahaks siis saada, et ma tõstan lihtsalt sealt konsooli pealt siia, et see juhe ei pea meeletu pikk olema. Tõstan ta siia, keeran endale ette ja ongi super. Ma saan siin laivi jalga kruttida ja seda 10-tollist ekraani näen siit väga hästi. Ja on võimalus püsti püüda. Aga see selleks. Maha sai siis kummimott. Teistpidi. Sellise luuk on seal lihtsalt kruvidega kinni, et noh, kui tihti sinna ikka asja on, et kui midagi tuksis on, siis 2 kruvi lahti saan kätte. Ja muud ei saanudki vist. Need küljed ka, et kuna mul vaipa jäi täpselt nii palju puudu, et need kumerad küljed ära teha siin ja seal juhi juures, siis sai lihtsalt halli hämmerraidiga praegu üle tõmmatud, et ta ei ole selline päris silmatorkav valge ja jääb nii, et siia ma teen kindlasti kunagi aja jooksul nüüd, kui paat juba kasutuses on, et siia ma teen kindlasti mingi ridvaboksi. Ma ei tea, kui suure veel, seda ma planeerin ja vaatan, et ma saaksin ka panna ridvad laivi jala sõidu ajaks näiteks või mis iganes. Tegelikult mul on see S-pointer jalg, et ma ei tea, kuidas ta siia istub, et selle saab tegelikult lahti lasta ja keerata lappi siia parda peale, et võib-olla siia mingi kinnitus lihtsalt ja ongi piisav, eks seda näitab aeg. Et järgmine kord siis toon ka oma praeguse paadi siia ja hakkan asju ringi lappama. Päramootor, vöörimootor, akud, värgid, särgid, siis see tähendab seda, et tuleb jälle kaableid tõmmata, paadi andur tagant, käigutrossid taha, vöörika toide, vöörika datakaabel, kõik siia konsooli alla, üks siia paras rägastik tuleb, aga üritan võimalikult viisakalt ära sättida ja vaatab. Aga järgmise korrani.